Nii, ilm on suurepärane selle jaoks, et minna kas ujuma või siis sauna, mis on minu selja taga ja mis on ka seal kaameramehe selja taga ja mis on veel seal ja päris mitmes kohas siin on Plessneris. Need majad, mida te siin näete, need on võrdlemisi ühesugused, omanäolised ja elegantse välimusega. Ja kui sa tahad endale sellist maja saada, siis sa saad. Ainult, et see järjekord on umbes pool aastat. Nii et me läheme vaatame, kuidas see saun töötab ja kas peremees ka kodus on. Tere, Priit! Tere! Olime sulle küll ja sa kütad sauna. Ma kütan sauna ja mõtlesin, et see on nüüd see suitsusaun. Kas võib sisse tulla või? Tule sisse jah, siin läheb suitseb. No, suitsusauna teed või? Suitsusauna tegin jah. Räägi, kuidas Iglocraft alguse sai ja kuidas selline idee sündis, et midagi sellist teha, nagu me siin näeme? Tead, siuksed asjad sünnivad kõik kuidagi käigu pealt iseenesest. Et ega ei olnudki otsest eesmärki omal ajal. Kuidagi see esimene saunake sündis ja siis tekkis mõte, et vaatame, mis edasi saab. Siis hakkas ta inimestele meeldima ja sealt hakkas kuidagi iseloomulik siuke tootearendus käima ja siis ta muudku läks. Eks need laienemised alati on siuksed kahe otsaga asjad, et ühelt poolt ju see laienemine tähendab suuri kulutusi ja et võib-olla just on nagu see olukord, et kuidagi on hakanud minema ja siis jälle hakkab kõik otsast pihta. Aga täna on see teravalt päevakorral, et meil näha on, et me ei suuda tänast nõudlust ära täita ja ilmselt see laienemine tuleb, et kas ta nagu see aasta nüüd, aga järgmine aasta kindlasti. Sul on samasuguse välimusega maju, aga interjöör on erinev. Lähme vaatame mõnda teist ka. On ju? No kasutust on sinu majadele mitmesugust. Nüüd me saan aru, et me oleme sinu praeguses või tulevases kontoris. Jah, see kontorite plaan meil tuli ka see aasta selle koroonakriisi tuules, et kui inimesed koju jäid, siis meil tuli mõte, et teeks üks kodukontori toote. Meil on hästi palju mõtteid, kuidas kogu seda sama meie kontseptsiooni laiendada, et minna e-kaubanduse valdkonda ja siis see sama teenuse pakkumise pool ja nii edasi. Aga kas vahetevahel on motivatsioonipuudus ka tekib? Mingisugused läbipõlemise ilmingud, sest et kuna nõudlus on nii tohutu, et ega sul vähe tööd ei ole, eks? Ma olen kuidagi enda jaoks mõelnud selle niimoodi, et kogu see asi on nagu selline, ma ei tea, malemäng. Et sa teed nagu ühe käigu ja sealt avanevad mingid muud käigud, et pigem, et mulle tundub, kui seda niividi mõelda, et siis see nagu muutub nagu huvitavamaks. Lõpetuseks, Priit, ma olen kõikidelt aastaettevõtja kandidaatidelt küsinud seda küsimust, et mida sa ütle üks raamat, mida sa soovitaksid lugeda ja ütle üks film, mida sa soovitaksid vaadata. Ma võtsin siin mõni aeg tagasi kätte Kolme kasvu vahel. Lugesin selle uuesti läbi. Aastaid polnud lugenud. Ja ma ei tea, et see kuidagi, mis sealt nagu avanes või see pilt, et see oli hoopis midagi muud. Et kuidagi pani mõtlema, et see, millega me siin tegeleme kohati ikka on tilulilu. Absoluutselt. Ja, see avab silmi. Et siuke hea kontrast nagu võib-olla. Aga filmidest DiCaprioga see Wolf of Wall Street, et kui seda võtta kui tüüpi, kes niimoodi ka läbi seinte läks lihtsalt mingi eesmärgi poole, et võib-olla see oli nagu päris motiveeriv just siukse õppevideo müügi vaates. Aitäh sulle, Priit! Väga tore ja edu sulle tegemistes! Ja, aitäh!